paksult riides. Ei ole riideid, kõik on halb. See iglesia de la Encarnación. Hei! See on küll lahe algus. Ma pole nii ammu vloginud, et ma ei oskagi seda enam teha. Nii et võib-olla pooled klipid jäävad videost puudu, aga YOLO. Ja also ma ei oska ka rääkida enam, nii et cringe maks. Aga anyway, jaa, me oleme Kadriga. Kadri on seal. Me oleme Kadriga Marbellas ja lähme siit edasi Malagasse ja tripime siin piirkonnas ringi. Nii et väga põnev. Ja siin me ei ole varem olnud, aga Hispaania on alati väga cool, nii et me oleme päris excited. Ja nüüd me tulime siia jooma ja sööma. Ja siis hakkame avastama linnakest ja jalutame ringi. Vot selline update, kus me oleme, mis me teeme, mis siin videos tulema hakkab. Yes, sa olid ju küll. Kuigi ma ei maganud, siis ma olin nagu tegin selle kõrre katki. Ära siis pigista neid ennad katki. Oi, väga vodkane. Väga magus ja vodkane. Et on palav. Vaadake, kui lokkis mu juuksed on. Kadri ei saa aru, millest ma räägin. Mul on jah pulk sirged juuksed, ma ei mõista seda lokkis juuste juttu kunagi. Ei, mul on nii lokkis. Ma mäletan, kus see video pärit oli, aga see oli mingi TikTok, kui ma ei eksi. See üks oli mulle. Nii, me oleme täna nagu veits uimerdanud, aga nüüd me oleme täiega mitte uimerdamas ja me lähme nüüd välja. Ja me olime nii tegusad, et täna me käisime terve linna läbi või mis siin Marbellas teha on, vaatasime kõik vaatamisväärsused ära. Ja nüüd me bronnisime endale auto, me bronnisime ühe väga õudse haiki pühapäevaks ja panime üldse plaani, et mis me järgmistel päevadel teeme, sest me avastasime, et meil on nii palju plaane, et me ei jõuagi võib-olla kõike teha, nii et me pidime nagu aktiveeruma, kuigi me oleme mingi ala 24 tundi olnud siin, aga ikka on siuke, et kom, me ei jõuagi midagi teha. Igatahes nüüd me lähme vaatame, mis väljas toimub. Kuskil oli mingi flamenco üritus, vaatame, kas me saame sinna või see oli sold out või mis seal toimub, sest pileteid me ette ei saanud osta enam, nii et me oleme siin nüüd siis avatud tegevustele. Ja meil on nagu, me peame aega tegema, sest et Kadri mingi ei oska lehvi siduda ja nüüd meil nagu läheb nii palju aega. Väga kaunis ja naisalik, aga noh, sellise inimesega pean koos reisil olema. Tere vlogi! Tere! Meil on väga nõme kõik. Okei, ei ole. Aga meil oli plaan, et me võtame auto ja siis me lähme autoga tripime ringi rannikul ja igal pool ja siis me lähme autoga sinna sellesse Caminito del Rey mäkke ronima, siis meil on nagu väga lahe. Aga selgus, et me ei saa autot, sest et mingi 48 minutit peab ette tellima ja kuigi meil oli see aeg nagu olemas, siis ikkagi selgus, et neil ei ole availability't, kuigi netisse saa nagu kõike broneerida.
siis mõtlesime, et lähme siis lihtsalt sinna Mäkke. Aga sinna saab ainult autoga. Ja noh, natukene rongiga, aga selgus, et rong on välja müüdud. Ja me ei saagi sinna Mäkke kuidagi. Ja me ei saa autot. Ja me ei saa võib-olla raha tagasi. Ja nüüd me otsustasime, et me läheme randa ja hakkame lihtsalt jooma. Sest et seda me saame. Ja rand ei saa olla täis broneeritud inimesi. Kuid on võimalik, et me ei saa lamamistoole. Ja liim on väga tuline. Vala veel korraks. Kui hea. Digga, macht die Tür kaputt. Junge. Wir können die Tür ruhig rüber mit dem Pickel da gelassen. Ja, das hat Thomas vorgeredet, jetzt macht er die Tür mit seiner Holzpuppe. Kahjuks nende ebaatraktiivsete poiste paraad jäi. Enne mulle saatsid pädeb, aga ei pädeb. Ma ei näe nagu, miks see meil peaks ebaõnnestuma, et oleks olnud... No ma ei tea, jah. Siis oleks mõelnud, et... Nii, meil on nüüd sellised update'id, et 1. Autot me ei saanud. 2. Me ei saanud oma matkaaega muuta. 3. Me ei saa võib-olla Rondasse, sest et maksed ei lähe läbi. Me ei saa Fuengiroolasse, sest et busse ei ole. Nii et me oleme siin linnas kinni. Aga ei, tegelikult me lähme esmaspäeval Malagasse ja seal siis teeme asju, meil on bookitud flamenco show, meil on ikkagi broneeritud siis teistmoodi matk, mis sellest läheb siis ühe matka raha kaduma, fine, aga vähemalt võetakse meid uksest ukseni peale ja me ei pea ise mõtlema, kuidas me seda teeme ja me saame siis veinitada terve selle aja, kuigi noh, enne võib-olla ei maksa väga enne seda matka. Ja seal alkoholi kaasa võtta ei tohi. No vot, ja võib-olla ei ole siis ka mõõdud, et joo ennast enne purju, et ei tasu nagu riskida sellega. Ja seal oli... Pikkades reeglites ei olnud seda mainitud. Ja seal oli extensive list, mida sa ei tohi teha, aga seda ei olnud tegelikult jah öeldud. Igal juhul siis update on jah selline, et nüüd me tulime siia enda akna alla ühte kohvikusse sööma churrosid, sest et kõik söövad ja need näevad mingi mega suured ja ilusad välja ja me otsustasime ka, et kui me peame siin linnas kinni olema, siis me hakkame tegema kõike, mida siin linnas tehakse, kaasa arvatud siis mega churrode söömine. Kuid on tuline ka. Aga rasva on aga väga hea. Nii, täna... Täna me üritame saada Rondasse. Ja intro oli. Ja seal tegelikult me oleme veits mures, sest seal on 35 kraadi ja nagu null humidityt, nii et ma ei tea, mis sound seal hakkab olema, või noh, nagu mitte sound, vaid kõrb. Ja siis me oleme nagu super turistolt. Mingi linane, särk ja valge pluss kübarad. Aga noh, vähemalt ei saa päikesepistet ehk ja vaatame, kuidas seal siis on ja kas me jääme ellu ja mis saab, aga peaks olema tore, aga noh, me peame kõigepealt üritama, kuidas me bussi peale saame ja kuidas me takso peale saame, sest taksod on väga probleemsed, sest Bolt ei toimi üheski riigis ja noh, vaatame, kas me bussijaamast saame aru, kus meie buss läheb ja no nii edasi. Aga loodame, et me saame ja siis ma arvan, sellest tuleb väga lahe päevake. Nagu näha, me saime bussi. Oh jah, issand, kui valusalt see oli. Oh my god. Igatahes ma olen läbi vigastuste bussi saanud. Ja loodetavasti jõuame siis Rondasse välja nii.
väga väsinud ja higised. Lapsed on jalutanud läbi selle mingi mega kuumaga 36 kraadi ronda, näinud ära kõik vaatamisväärsused põhimõtteliselt ja istusid maha, et süüa ja juua. Ja Aperoli ei ole. Mu nägu ei ole kaadris. Aperoli ei ole, õnneks on teisi jooke. Näed, mina olen praegu niimoodi palju suurem kui sina. Niimoodi tõesti, isegi pea tundub mul nagu väiksem. Jah, ja ainulaadne hetk. Aga meil on viimane õhtu Marbellas ja nüüd me lähme ostame endale korterisse veini ja hakkame pakkima ja koristama. Kõhud täis. Hommikul tullakse meid kontrollima, kuidas me välja lähme esimest korda üle aegadel kunagi. Ja kas me nagu lähme ära, võib-olla me oleme siis korteris mingi varastanud, ma ei tea mida, peale voodipesu ja kätte lätiga poolt saab nagu midagi võtta. Nii et sellised, mul ühe põhnatud. Vot, sellised lood. Igatahes nüüd siis, ma arvan, selle Marbella vlogi osa me siin lõpetame. Nii et väga tore oli Marbellas olla ja rannas ja rondas täna, kui me ka lõpuks siiski saime. Very nice.